Tavaliselt seostatakse virtuaalreaalsust ulmefilmidega, aga aina enam leiab see rakendust ka erinevates majandusharudes. Ettevõtte tuleb siia sisse. Tallinna Tehnikakõrgkoolis otsivad projekteerijad 3D-laboris vigu. See muudab ehitamise odavamaks. Sellist mudelit, kus ühtegi viga ei ole, me siin veel näinud ei ole. Oma koha on virtuaalreaalsus leidnud ka turunduses ning isegi automüügiäris, mängumaailmast rääkimata. Aga kõigepealt vaatame ajas tagasi seda, kuidas virtuaalreaalsus üldse sündis. Inimesed on ikka otsinud väljapääsu reaalsusest, kas või selleks, et seljatada oma argimured. Virtuaalreaalsusesse põgeneda sai juba aastal 1968, kui USA arvutiteadlane Ivan Sutherland valmistas esimese virtuaalreaalsuse peakomplekti prototüübi. 80-ndatel sai kuulsaks kanadalase Steve Manni ulmeline peakomplekt primitiivse arvutiga, mida kanti eraldi seljakotis. Paarkümmend aastat arendust ja virtuaalreaalsusturg on tõeliselt kihama löönud. Oculus Rift, HTC Vive, Samsung Gear VR ja PlayStation VR peakomplektid ei vaja tehnoloogia sõbrale enam pikemat tutvustamist. Can I store these in my image? Yes, you can. Virtuaalreaalsusseadmete laialdane levik on arvutimängude maailma täiesti uuele tasemele viinud. Aga nagu ikka, ruumi arenguks leiab veel küllaga. Eriti selles osas, et muutuda kasutajasõbralikumaks. We're going to do a wireless connector so you stop having to drag the tail around you, which a friend of mine actually tripped over in the middle of a game, which would have been funny if he hadn't actually face planted. I think there's a lot of really bad VR that's trying to creep around the edges. And I also think I'm really excited that the announcement came out a few months ago that they're working on sort of a standard set or a development standard so that developers can code once and run on any of the platforms, which I think will really, really accelerate the adoption of VR. Now we just need less expensive headsets because $700-800 to strap the virtual environment to your head is a lot of money still for most people. Virtuaalne keskkond ehk piltprillide sees on muutumas aina tõelisemaks. Arvutimängude graafika liigub aina kõrgema resolutsiooni poole, aga veelgi uuem trend on see, et pilt muutubki reaalseks. Võidukäiku teevad 360 kaamerad, millega saab üles filmida 360 kraadi ulatuses sind päriselt ümbritsevat keskkonda. Sealjuures areneb ka 3D-efekt. 360 is just a snapshot. Imagine looking at a television and the television all around you. And in 3D, imagine looking at something real like you and me right here. So you can reach out your hand and you can almost feel like you can grab me or touch something else or feel this bag. So 3D lets you experience a depth in the environment. 360 only lets you experience the environment as is, like a camera would see it, like a television would see it. Well, I feel like some of the newest things might be live 3D VR. So you have experiences in augmented reality and you can be immersed in an environment created digitally. But some of the experiences you might want to live will be environments that are real, that exist everywhere. Like this hall, just walking down the hall and walking down as if you're right there and through somebody's eyes. Tegelikult räägivad juba paljud tehnoloogia entusiastid, et virtuaalreaalsusest on vaikselt saamas eilne päev ja aina tugevamalt kerkib esile hoopis augmenteeritud reaalsus ehk liitreaalsus. Kui virtuaalreaalsus tähendab enamasti täiesti uue virtuaalse maailma loomist, siis liitreaalsus kombineerib reaalse ja virtuaalse keskkonna. Virtual reality, I'm telling you, forget what you're seeing. I'm putting a screen on your face and now I'm showing you something completely different. Now, augmented reality is I show you your real world, but on top of it, I'm putting something unexpected. It's a little bit like Star Wars, where R2-D2 shows an image of Princess Leia saying, "Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope." That's augmented reality. You're my only hope. It allows you to have pretty much a science fiction thing, a totally immersive digital image inside your physical reality.
Liitreaalsustehnoloogia suurim eelis ongi see, et see ei lõika sind päris maailmast ära. Ka prillid ei ole juhtmega ühendatud arvutisse, vaid istuvad iseseisvalt sinu nina peal. So it started out with military application, especially for avionics, helping pilots to better target their missions and achieve greater success rates. From there it moved to logistics and enterprise, but imagine how, for example, a motorcyclist could now have a complete display while riding his motorcycle, including where to go, including the directions, including warnings and hazards, without having to take his head and look to the wrong places. Think about virtual desktop. You know, if we look at our parents' time, they had TV. Now, when we grew up, we had PCs. That was the closest screen. Now we have smartphones. This is where the future comes. The screen is getting closer to our eyes. And this is the next thing. Mäletate ehk Google'i nutiprille? See oli esimene samm kasutajasõbraliku liitreaalsuse poole, kuid see samm ei olnud veel piisavalt pikk. Prillide müük lõpetati, et palju arenenuma variandiga tagasi turule naasta. Aga ka praegu saada olev liitreaalsustehnoloogia aitab meid argiprobleemide lahendamisel. A friend of mine just got back from a trip to China, and he was using Google's language translation after they did the big upgrade. And it was amazing to hear him talk about being able to navigate and look at menus and get around China without being completely confused and irritating the locals all the time. I think it's really kind of simple stuff like that is where augmented reality really looks amazing, at least to me. The gaming stuff, like Minecraft on my living room floor, that's kind of a nice idea, but I think it's really simple, basic stuff that's going to make augmented reality kind of creep into our lives and become a part of what we do. Näiteks Microsoft HoloLens tulevikuprillid suudavad juba praegu elusuuruseid virtuaalseid tegelasi su elutuppa manada. Kui see tundub ikkagi ulme, siis astume korraks sammu tagasi. Need näevad välja küll nagu täiesti tavalised virtuaalreaalsusprillid, aga tegelikult on tegu 3D personaalkinoga, mis ilmselt juba varsti vahetab välja lennukites ja bussides istmete seljatugede külge kinnitatud ekraanid. Sest tahate seda või mitte, tehnoloogia arenguga liigub pilt teie silmale lähemale. The whole purpose behind it was to take mobile experiences that you might have on your phone that are not all that great and actually be able to make that a more, higher end, more immersive cinematic experience. Any content that you would have, movie content, TV content, if you're a gamer and you just want a personal immersive experience to take anywhere, that's what it was really designed for. I used to fly all the time and used to watch television programs and movies on my phone. And I'm watching the content, I'm enjoying the content in a personal experience, but it's not a good experience. So the idea is for those kinds of situations where you want to be in private or you're in private anyway. Kui vaid pool sajandit kestnud virtuaalreaalsustehnoloogia areng on praeguseks jõudnud sinnamaale, et kuvatav pilt on meie silmadele aina lähemale liikunud, siis võib kindel olla, et peagi jõuab see tehnoloogiaga silma sisse. Sellised virtuaalreaalsuse trendid liiguvad hetkel mujal maailmas. Eestis on aga 100 inimest, kes on kuidagi virtuaalreaalsusega seotud ja kes on loonud Facebookis isegi oma virtuaalreaalsuse fännklubi. Kõik selline väga reaalne olukord, siis ta ikkagi ehmatab küll. Mina tahaks üle ära vaadata niimoodi praegu. Esimesena põikame sisse Tallinna Tehnika Kõrgkooli virtuaalsesse ehituslaborisse, kus vaatame läbi 3D-prillide projekteerimisjärgus päästedepoo mudelit. Kõiki hooneid, millest on tehtud mudel, saab siin laboris enne ehitama asumist kontrollida. See aitab vältida vigu, mis omakorda muudab ehitamise soodsamaks. Sellist mudelit, kus ühtegi viga ei ole, me siin veel näinud ei ole. Ikkagi on suuremad ja väiksemad vead, aga õnneks on nad sellises projekteerimise faasis väga lihtsalt kõrvaldatavad. Nii et see mõte ongi jällegi põhieesmärk on see, et leida need vead üles just nimelt siin ja praegu, enne kui ta läheb ehitamisse ja ehitamise ajal tulevad need vead välja. Tehnikakõrgkooli virtuaallaborisse tulevad vahel ka eraisikud, kes soovivad oma tulevases majas ringi jalutada,
Või siis näiteks need, kes ei suuda otsustada, kas valitud tapeedi toon on ikka see kõige õigem ning kas kristalllühter sobib kokku moodsa diivaniga. Klassikaline 2D joonise tegemine jääb väga varsti juba minevikku, ma arvan, aga ta päris kuskile ei kao, et lihtsaid asju niimoodi keeruliselt mudeldada, aga mõtet ei ole, nii et asjal on ikka mõte siis, kui ta on keeruline objekt ja on väga hästi mudeldatud. No kui palju ettevõtetele see maksab, et nad siia tulevad ja neid vigu selle ekraani läbi või prillide läbi siis otsivad? No meie jaoks on kogu see virtuaalreaalsuse labor ikkagi õppeotstarbeline ja meie üllas eesmärk on koolitada siin noori spetsialiste tuleviku jaoks. Et see tasu on tõesti suhteliselt sümboolne, et see katab ära jooksvad kulud. Praegu isegi neid eurosid peast niimoodi öelda ei oska, et mis see tund maksab, aga see on tõesti väga sümboolne kulu. Kui projekteerija oma mudeliga Tehnikakõrgkooli 3D ehituslaborisse saabuvad, siis aitavad professorid tal projektist vigu otsida. Aga valdavalt tuleb öelda, et nad ise ikkagi hea meelega otsivad, sest et eks võib-olla natuke peljatakse, et keegi teine leiab minu pead üles või midagi sellist. Et nad käivad hea meelega ise oma enda modelitest siit vigu otsimas, aga kui me ise midagi märkame, siis me kindlasti neile ka seda ütleme, et hoiame nende aega ka natukene kokku. Aga meie esmane eesmärk on ikkagi ette valmistada see mudel siia keskkonda toomiseks. Nii et lihtsalt ettevõtte tuleb siia sisse, meie paneme ta tööle ja siis aitame selle tehnilise poole pealt, et nad näeksid seda tõeturult pilti. Järgmisena külastame Tallinna Ülikooli, kus parajasti testitakse 3D õhku joonistamise mängu Tiltbrush. Need käes hoidvad juhid on sisuliselt nagu palett ja pintsel. Ta saab valida pintsliga erinevaid värve, erinevaid efekte ja joonistada õhku enda ümber siis kolmedimensioonilisi pilte. Ja selle funktsioon võiks olla see, et ta enne kui mingisugust toodet või disaini hakkab lõpuni töötama, annab oma kliendile, partnerile või kaastöölisele esimese ettekujutuse, mida siis on. Kui oled mitu tundi 3D prillid ees joonistanud, võib olla üsna raske reaalsusesse tagasi tulla. Vähemalt algajatel kipub siis pea ringi käima. Mitu tundi päevas siin need prillid peas on siis? Sander, mitu tundi see on? No ütleme ikka 3 tundi ikka vast. Kas tervisehäirid ei ole tekkinud? Ei ole. Veel mitte miks. Oled sa kindel? Jaa, vahepeal on vastu seina jooksmist, aga vehkimistega. Kas silmasid ka väsitab see? Otseselt ei väsita. Eesti virtuaalreaalsuse kogukond, mis vormiliselt eksisteerib ainult Facebooki grupina, kuulub seal, ma pakun suurusjärk 100 inimest, kes käib umbes kord kvartalis saadakse kokku, arutatakse, mida teha. Seal on väga erineva taustaga inimesi, seal on üliõpilasi, seal on neid, kes juba teevad virtuaalreaalsuslahendusi. Seal on IT-ettevõtjad, teiste valdkondade inimesi, kes tulevad uudistama, kas seda saaks kasutada minu valdkonnas, niisama kiivitse ja nii edasi. Aga see tõenäoliselt on kõige konkreetsem kogukond või seltskond üldse, kes meil Eestis virtuaalreaalsuses toimetab. Aga milliseid VR-lahendusi üldse Eestis on seni toodetud? Eestis toodetakse mänge. Eestis on toodetud 360 videosid turismisektori jaoks. Tallinna linnal peaks kohe välja tulema virtuaalreaalsusgiid vana linna kohta. On kindlasti toodetud ka arhitektuuris, ka sealhulgas muuseumite kavandamisel. Et need valdkondi, kus seda rakendada saab ja kus seda tehtud on Eestis ka. Aga see on veel nii varases faasis tehnoloogia, see on esimene põlvkond tehnikat üldse, et isegi kui arendajatel need riistad olemas on, siis enamuse potentsiaalselt tarbijatel neid ei ole. Täna tõesti veel igaühel 3D prille ja programme kodus pole, aga äkki polegi see aeg enam nii kaugel, kui see juhtub. Sest mõni meist mäletab ju ka seda aega, kui kellelgi polnud kodus arvutit. Virtuaalreaalsuse mängud võivad küll populaarsust koguda, aga ma ei usu, et sellised klassikalised mängud nagu male ja kabe kuskile kaovad. Ja sama on reisimisega. Linnad ja riigid loovad oma virtuaaltuure, aga alati on neid inimesi, kes tahavad seljakott seljas laia maailma rändama minna. EAS-i tellimusel on valmimas virtuaalreaalsuse keskkond, mis tutvustab Eestit. Mis kasu võiks sellest olla Eesti IT- ja turismifirmadel?
Anneli Heinso esindab Eesti IT-firmasid. Tema arvates võiks Eestit tutvustav virtuaalne keskkond olla kõigile kättesaadav, näiteks arvuti või mobiili kaudu. Aga Külli Karing, kes räägib turismifirmade nimel, võtaks Eestit tutvustava virtuaalse keskkonna kaasa hoopis messidele. See päris uus asi siiski ei ole. Et oleme rahvusvahelistel messidel ka näinud, kuidas riigid või linnad enda maad virtuaalreaalsuse prillidega tutvustavad. Inimesed istuvad, prillid peas ja vaatavad, aga see, et Eestis oleks ka selline, see oleks tõeliselt lahe. Virtuaalreaalsus on tehnoloogia, mida kasutatakse päris laialt maailmas juba. Väga äge on see, kui Eesti riik midagi sellist ette võtab. See on just turismisektorile väga oluline asi, kuidas tutvustada Eestit üle maailma. Et ühelt poolt juba selleks, et meie ilusat väikest riiki võimalikult paljudele inimestele näidata. Ka need, kes võib-olla ei ole siia sattunud ja kes alles kaaluvad seda, pole kuulnudki. Teistpidi ka see, et siia võimalikult palju erinevaid inimesi leida. Et võib-olla natuke siia pool on reisinud ühte tüüpi inimesed, et kui virtuaalreaalsuskeskkonnas me saame näidata Eestit kui väga mitmekülgset riiki, siis see oleks väga suur võit. IKT-sektor saab kindlasti virtuaalreaalsuse kaudu tutvustavast Eestist kasu läbi selle, kui tutvustame e-teenuseid, kuidas siis Eesti kodanik või resident siin Eestis mugavalt saab neid teenuseid kasutada. See kindlasti annab selge signaali sellele, et Eesti IKT-sektor on usaldusväärne ja võimaldab anda nii-öelda usaldusväärset tausta, minnes rahvusvahelistele turgudele, eksporditurgudele. Tänu e-riigi imidžele tekib inimestel väga suur huvi siia tulla, et seda oma silmaga ära näha. Ja kui me tutvustame Eestit kui e-riiki igal pool messidel, workshopidel, igal pool mujal maailmas sellise põneva sihtkohana, see tekitab lihtsalt reisihuvi siia. Selle virtuaalreaalse Eestit tutvustava keskkonna sisu peab kindlasti katma ristlõikes kogu Eestit. See tähendab seda, et kindlasti kõikide alustades loodusest, alustades inimestest, kes siin riigis elavad ja tööstusest, mis siin riigis on, ja turismist ja kõikides teistes valdkondades ja loomulikult siis ka e-lahendused, mille abil siis Eesti kodanikul ja residendil on lihtne siin Eestis elada. Seal peaks sees siiski olema meie põhilised tõmbenumbrid. Me ei saa üle ega ümbrit Tallinna vanalinnast, ilusatest maalilistest kohtadest, metsast, merest, kõigest sellest, aga seal võiks kindlasti olla sees ka selliseid põnevaid kohti, mida Euroopas väga palju ei leia. On see industriaal selline pärand või on see väiksed külad, mida Euroopas või laias maailmas enam väga palju ei ole. Kindlasti peab olema see vaadatav siis erinevate seadmetega, mis tähendab seda, et ta peaks siis olema vaadatav nii-öelda käsi kasutuses olevate 3D prillidega kuni siis päris niisuguste tõsiste vahenditeni välja, et meie eesmärk on ju see, et inimene, kes Eestist huvi tunneb, et ta saaks siis vajadusel kas siis oma mobiilseadmest või arvutist väga lihtsal meetodil Eestiga tuttavaks saada. See peab olema kindlasti esimene tingimus. Eelkõige olen mina praegu mõelnud selle virtuaalreaalsuse teema peale kui võimalust Eestit tutvustada välismaal, näiteks messidel, workshopidel, et siia mingeid suuri üritusi ära tuua. Et sellise lühikese klipina. See, kas ta võiks olla selline kodus nauditav Eesti tuur, paaritunnine virtuaalreaalsuse ekskursioon Eestisse, see võib-olla on küsitav, aga huvitav oleks ta igal juhul. Järgmine täiendav siis virtuaalreaalsuse video Eestist võiks tutvustadagi juba e-lahendusi erasektoris, mitte ainult, et me oleme e-lahenduste pakkuja avalikus sektoris. Ehitajatel ja sisekujundajatel on virtuaalreaalsusest palju kasu. Aga kuidas saaks seda kasutada näiteks turunduses ja automüügiäris?
2015 aastal lõhkas üritusturundusagentuuri Winston Wolf tegevjuht Kristjan Niidas Eesti turundusmaastikul väiksemat tüüpi uudisepommi. Väites, et turunduse tulevik ei asu mitte mobiilis, vaid virtuaalreaalsuses. No Eestis me oleme juba teinud selle kaeluga, et me oleme tootnud esimese virtuaalreaalsuse mängu Eestis, väitetavad ka Baltikumis. Ja siin on juba üle 8000 inimese kliendikogemus. Et siin me oleme viinud inimestele selle lahenduse lähemale, inimesed on saanud seda reaalselt kogeda, aga väga palju näiteid on ka maailmast, kus see sama lahendus on väga edukalt kasutatud, et on nii uute autode lansseerimise, enne kui nad on nagu müüki tulnud, on hotellikette, kes on nagu näidanud, kuidas nagu reisimine nende erinevates hotellides on hästi lihtne valik läbi selle tehnoloogia. Ja palju näiteid veel. Kuidas ikkagi teenib virtuaalreaalsus turundusäri huve? Miks see on nagu äge tehnoloogia on see, et ta suleb sind täielikult sellesse virtuaalreaalsusse. Ja siis sa oled nagu seal ja sa arvad, et see on päris. Ja siis seal nagu inimeste mõjutamine, seda saab maitsekalt nagu teha, et sa ei panegi tähele, kuidas sind nagu mõjutatakse, ometi sa oled seal, sa naudid seda täiega ja lõpuks siis lõpptulemusena sa ikkagi kuidagi läbi alateadvuse mäletad, et see oli nagu selle brändi toode, näitena Auto24. Siis sa sõidad nagu Auto24 ringil ja sa naudid seda täiega, sul läheb isegi selg igiseks, sest see on nii reaalne kogemus, aga siis lõpuks sa nagu seostad selle ära konkreetselt selle brändiga, siis see bränd saab nagu väärtust, bränd saab innovatsiooni, et ta kasutab sellist cutting edge tehnoloogiat ja sealt see nagu väärtus tekib. Et see turundustööriist, siis see mäng konkreetselt on valmistatud niimoodi, et me saame siin mänguses kõiki reklaame muuta. Ja me tahame, keerame selle näiteks limonaadiks, keerame šokolaadiks, keerame ta leivatooteks ja mängu sees on reklaampinnad, on raja ääred, on reklaamtahvlid ja siis sealt see mõjutamine tulebki. Hästi. Turundusäri koha pealt on virtuaalreaalsus tõesti võimas meedium tarbija mõjutamiseks. Mida annab aga uudne tehnoloogia ettevõttele, kes müüb konkreetset kaupa või teenust? Auto24 on puhas internetiäri ja kogu meie tegevus tegelikult toimubki virtuaalses maailmas, aga eluliselt oli aeg-ajalt vaja siis ka mingisugustel reaalse elu sündmustel väljas olla, et erinevad automessid, motomessid, autonäitused, väga palju ka autospordiüritustel, et kuna me oleme üks suuremaid autospordi toetajaid Eestis, et siis me tahtsime seal koha peal väljas olla ja siis selgelt, mis sõnumiga sa seal väljas oled või millega sa siis silma torkad seal, siis ilmselgelt, et inimestele võib-olla ei lähe korda, et sul on võimalus täna panna näiteks soodushinnaga autokuulutus, et see tõenäoliselt kellegi huvi paku väga. Aga mis siis võiks huvi pakkuda, oleks just mingisugune emotsionaalne elamus ja kuna see virtuaalreaalsuse tehnoloogia just parasjagu 2015 hakkas turule tulema, siis me kasutasime võimaluse ära ja investeerisime sellesse võimalusse ja leidsime hea koostööpartneri Winston Wolfi, kes siis lõi selle virtuaalreaalsuse mängu Auto24 jaoks. Väga suure osa oma elust on mul olnud kahtlus, et reaalsus, kus ma viibin, ei ole päris reaalsus. Igal juhul on nüüd esimene kord minu elus, kui ma lähen virtuaalreaalsusesse. Sa võid ka modelleerida näiteks Times Square'i ja seal välimeedia plakatid ja ise sinna välimeediale reklaami müüa näiteks, et ekstreemsena näitena, aga need võimalusi on ikka piiramatult. Asi pakub väga palju huvi, et siin üle 8000 inimese on nende virtuaalreaalsuse toolide pealt ja simulaatorite pealt läbi käinud viimase paari aasta jooksul ja tihtipeale või alati on järjekorrad taga. Huvi kindlasti pakub inimestele ja pakub ka suure elamuse. Tõsi, mis tõsi. Virtuaalreaalsuse simulaatori esmakordne kogemus kinnitab üheselt. Aju ei tee reaalsustel mingit vahet. Ilmsi saab ulmsiks ja vastupidi. Ning turundussõnumid leiavad otse tee sinu tarbimisvalikute ajusagaratesse. Turundusäri uus reaalsus on päris.
virtuaalreaalsuse kogemuse müük on samuti saamas Eesti uueks kasvavaks äriks, kinnitab ettevõtja Aleksander Kittermann. Ikkagi proovin. Esimese oma kogemuse ma sain aasta 2015 algusel ühes arendusfirmas, proovisin siis Oculus'e esimese versiooni. Kogemus nagu oli suurepärane, et mul see asi nagu nii meeldis. Kuna see esimene oli prototüüp, kohe nagu tundsin, et see on nagu minu, nagu öeldakse, ja hakkasin asja uurima. Ja juba nii-öelda poole aasta pärast lõin siis oma ettevõtte, ostin varustus, seega hakkas nii-öelda Rift Zone sündis nii-öelda välja. Ja ma mõtlesin, et see kindlasti toob kaasa nagu meie inimestel nii lõbu kui nii-öelda igasugused arendusvõimalused, nii nagu see tänase päeval on, et see virtuaalreaalsuse arendamine on väga arenev teema. Kas virtuaalreaalsusega saab reaalset äri teha? Kui numbritest rääkida, siis ma olen saavutanud ala mingi aastaga 50 000 ära teha. Cirka nii, jah. Et kogu oma varustus ja need raha, mis ma olen sisse pannud, ma olen ammu välja teeninud juba. Seega ma arvan, et me sel aastal nagu kasvame, arendame, kolime kuhugi nii-öelda suurema hoone sisse, võib-olla isegi kaubanduskeskuse sisse või siis avame nii-öelda teine virtuaalreaalsuse klubi, mis on sellest muidu esimesest on suurem, avaram ja nii-öelda parem ka. Võib nii nimetada. Egas midagi, nautigem valikuvabadust. Kellele jutumärkides päris reaalsus, kellele virtuaalreaalsus. Raha võib igal juhul teenida mõlemaga. Need ajad on ammu möödas, kui virtuaalreaalsust vaid ulmefilmides nägime. Ehituses, turunduses, turismis ja paljudes teistes majandusvaldkondades on sellest väga palju kasu, et on olemas selline asi nagu virtuaalreaalsus. Ilusat õhtut!